Tere! Esimene nädal on möödas ja räägiks siis, mis olid meie plaanid mentoriga, mis tuleks esimese nädala jooksul kindlasti valmis saada. Esiteks siis koduleht, kodulehele domeen ning tellimine ning tellimisäpp. Kodulehe domeen on olemas, koduleht on ka olemas, teeme seda siis lihtsustatud variandis wordpress.comis ning tellimisäpiga nüüd on selline lugu, et sattusin siis mina segadusse, täpselt siis ei teagi, kuidas seda saada. Kohtume homme siis taas Kristo Krummiga, kes lubas mind aidata selle küsimuse osas. Teine suur plaan oli siis see, et tootmine lukku saada. Olen saanud ühelt tõmblejalt kindla vastuse, mis oleks siis ühe toote hind ja kui palju ta suudaks mulle päevas toota. Hinnast ma teile ei räägi, firma saladust nii-öelda. Aga väga hea oli teada seda, et suudetakse antud toode valmis teha 2 tunniga, mis minu jaoks on üllatus, kuna mina ise olen hobiõmbleja. Siinkohal tänaks enda ima, kes on mind õmblema õpetanud. Mina teen seda 8 tundi ja minu õmbleja teeb seda ka umbes sama kaua kui mina, kuigi ta teeb seda enda pere kõrvalt. Mis ma oskan öelda, esimene nädal on olnud päris raske. Peale selle 3. ülesandeks oli mul siis vaja leida ka kangad, et kust ma saaksin need siis tellida. Käisin kohtumas siis Kanga džungli tootejuhiga, kust ma olen siiamaani kogu aeg tegelikult ka antud rahvusmustrite materjali ostnud ning tema siis täitsa leidis selle kanga ja võimaluse selle siis mulle tellida. Peale selle, kuna ma käisin ka siin eelmisel nädalavahetusel ka maal, sain ma hästi palju toredaid kohti ja kangatootjate poode lausa Tallinnast ja olen leidnud juurde siis veel ka roosa ning hallikanga, milles siis hetkel olengi saatmas, just tulin välja, lõikan toote siis tükikesi välja, et saata õmblejale, et saada siis proovitöö teha, et vaatame, kuidas meil läheb, et roosast ja hallist tulevad ka siis proovitööd õmblejate poolt. Hetkel on mul üks kindel vastus olemas siis õmblejatelt. Ootan Tartu vastust suurima huviga ja Tallinnas on ka üks hästi tore naisterahvas, kellega ma pidin täna kohtuma, aga kahjuks ta ema suri ära ja ta pidi minema Saaremaale, nii et meie kohtumine lükkub natukene edasi ning ühe toote, millest ma just rääkisin, mida ma välja lõikan, asub taaskord siis mu maakohas Valgamaal. Olen siis postiga saatmas näidiseid, kuna mu ema on paki vastu võtmas, siis ta viib selle töö proovi õmblemiseks õmbleja kätte. Mis ma oskan öelda? Nagu ma ütlesin, siis ma ei karda ebaõnnestumisi. Ma ei ütleks, et kodulehe tegemise oskus oleks läbikukkumine või ebaõnnestumine, aga ma olen õppinud sellest palju, et ma ütlesin enda sõbrannadele ka siin, et iga töömees peab ikka oma riistade juurde jääma. Et ma ise arvan ja tunnen, et see on koht, kus ma vajan abi, kus ma pean kindlasti mentoriga nüüd homme me saame Kristoga kokku, siis ta lubas ka mind aidata. Olen siin ka enda sõbranna mehelt, kes on täitsa IT-spetsialist abi palunud. Temaga me saime domeeni näiteks paika just, et saime selle vähemalt toimima. Õnnestumisi on ka olnud ja teate, väga hea ja uhke tunne on, et see asi nagu, ma näen, kui kiiresti see asi käima läheb, aga kui efektiivne ja tore ja vahva selle kõige keskel olla on. Mis ma tahan veel öelda, siis kindlasti, mida teie kallid ettevõtjad ei tohiks ära unustada, siis pere, eriti lapsed, lähedased on siiski kõige olulisemad. Jah, me teeme seda nende nimel ja tahame kindlustada nende parimat elu, aga kõige selle tegemise juures number 1 siiski on teie pere. Et see olekski minu esimese nädala võib-olla selline motolause või mõte teile, et ärge unustage enda lähedasi, hoidke enda lapsi, armastage neid. Ükskõik kui palju teil teha ettevõttega seoses ei ole, siis nende jaoks tuleb alati aega leida.
nii et homme on meil kohtumine Kristoga, paneme paika kindlasti antud nädala siis plaani ja vaatame, mis sealt siis tuleb ja mis on siis järgmised ülesanded, mida ma kindlasti täitma pean. Hetkel on veel laineääratus näol, vaatame, mis ajapäeva pärast juhtub. Ilusat suve teile, nautige ilma!